Tere! Jätkame oma raamatu lugemist, kuidas ennast tervendada. Ei oskagi öelda, mitmes Zoom see juba on, aga no vahet pole. Loeme siis täna edasi ja tänase peatüki pealkiri on Vabane negatiivsetest uskumustest. Teadus õpetab, et uskumiseks peame enne nägema, kuid samas peame ka enne uskuma selleks, et näha. Paljude klientide puhul võivad just nende negatiivsed uskumused viivad mind peavõiduni. Paljudel, minagi polnud erand, võib olla mitmeid põhjusi, miks mitte terveneda. Seda sellepärast, et meie vaevus võib olla meile mingil viisil kasulik või usume vähemalt oma sisemuses, nagu oleks see nii. Tean, et see võib kõlada pisut pentsikuna, kuid selle peatüki lõpus mõistad sinagi seda päris hästi. Selles peatükis saad kõigepealt teada, mis on negatiivsed uskumused ning kuidas need võivad ilmneda sinu elus. Peatüki lõpupoole õpetan sulle 2 võtet, mis aitavad sul neist uskumustest vabaneda. Üks on väljaajamine ja tšakra koputamine. Ehkki nende uskumuste avastamine võib olla valuline, saad selle enda jaoks põnevaks muuta. Kui lisad veidi huumorit ja uudishimu, pean ennast nüüd kahjulike uskumuste detektiiviks ja peagi võid sinagi selleks saada. Põnev. Paistab videos, et mul kollane nägu. Loodan, et teil ei paista. Panin täna endale siia küünla põlema. Sest ma tegin ühte kohalolu seda protsessi. Kuidas uskumused saavad su blokeerida? Kas oled kogenud, et mida jõulisemalt püüad end paremini tunda, seda halvemini sa ennast tunned? Kas oled proovinud kõiki võimalusi, aga tunned, et millestki pole abi? Kas oled juba hakanud paranema, aga äkki lahvatavad kõik su emotsionaalsed või füüsilised sümptomid uuesti üles? Kas oled end saboteerinud ja leidnud, et sul on raske ennast aidata, isegi kui tead kindlalt, et vajad seda? Kui see kõik kirjeldab sind, siis võin peaaegu garanteerida, et sina ise oledki see takistus, mis ei lase sul raskusi selja taha jätta. Tean, et sellega on raske leppida. Lihtsalt jää minuga ja ma luban, et leiad tõe, millest sa pole osanud unistadagi. Sinu alateadvus võis blokeerida su tervendamispingutused, kuid peale sellega su võime terveks saada. Selle üks põhjus võib olla see, et mingil tasandil on sul tervenemisega sisekonflikt. Seda laadi sisekonflikt vallandub siis, kui meie üks osa soovib muutust, aga teine osa, ja sageli ongi see alateadlik, vastandub sellele, uskudes, et muutusest ei tule meile midagi head. Lihtsamalt öeldes, su eesmärgile ollakse vastu ja see saboteerib su pingutusi. Isegi siis, kui su teadlik mõistus teeb tervenemiseks kõik, mis vähegi suudab, võib sinu alateadvus kinni hoida millestki, mida ta peab väga heaks põhjuseks, miks mitte terveneda. Või sind su vaevast üle aidata. Osa sinust võib näha seda raskust või haigust hoopis millegi meeldiva või kasulikuna, mis paranemise üles kaalub. See tähendab, et probleem aitab sind kuidagi. Kahjulike uskumuste uurimine oli minu tervenemisretke kõige tähtsam tegu. See on kliendi seanssidel ikka ja jälle kinnitust leidnud ning osutanud oluliseks ka teiste inimeste tervenemisprotsessis. Samamoodi, nagu sa võtad end maha nende e-kirjade saatjate nimekirjast, mis jätavad ebameeldiva mulje, tekitavad sinu elus stressi või levitavad vaateid, millega sa ei taha ennast seostada,
võid loobuda ka oma uskumustest. Kui loed negatiivsete uskumuste kohta, on kõige olulisem meeles pidada, et sa ei tohi nende pärast enda üle kohut mõista. Anname maailmale enda ümber tähendused. Alateadlik mõistus salvestab need tõlgendused ja suhtumised, millest seejärel saavad uskumused või reeglid, mille järgi me elame. Sageli teadmatagi, et me seda teame. Probleem ilmneb siis, kui me kanname need uskumused kaasa oma täiskasvanu põlve. Paljud neist uskumustest, mis sind elus takistavad, ei jäta vähemalt esialgu mingit loogilist muljet. Mõnda neist võib lausa šokeerivaks pidada. Aga kõik see on tegelikult suurepärane uudis. Nagu minagi oma tervenemise puhul, avastad ka sina blokeeringuid, millele polnud kunagi varem mõelnud. See avab sulle võimaluse tegeleda asjaoludega, mille olemasolust sa pole kunagi teadlik olnud. Võtta uue suuna ja saada seni olematuid tulemusi. Üldine idee on aeglaselt vabaneda kõikidest alateadlikest põhjustest, miks su keha, mõistus ja vaim ei taha terveneda. Tõenäoliselt on neid põhjusi palju, aga sellest pole midagi. Me saame neist üksteise järel jagu. Haigus või emotsionaalsed raskused ilmnevad sageli pärast seda, kui oleme elanud oma olemuse jaoks vääral viisil. Sinna alla kuulub näiteks suhe, mis pole meile hea, enda mahasurumine või oma isiksuse pisendamine teiste meele heaks. Samuti sellise töö tegemine, mis meie arvates on ebaeetiline või ei ole kooskõlas meie tõelise minaga. Tihti elame nõnda just sellepärast, et meie elurongi juhivad negatiivsed uskumused. Varajase lapsepõlve kogemused on esimene allikas, kust saame ideid ja uskumusi elu ning iseenda kohta. Uskumused pole fakt. Uskumused toetavad üksnes minevikku, seniste kogemuste ja teiste meie kohta väljendatud arvamuste üldistamisele ning tähendusele, mida me nende kogemuste alusel välja mõtleme. Kahjuks ei otsusta me teadlikult, mida usume, see tähendab, et meie aiu on topitud igasugust jama. Arvata võib. Nii. Selgitan sulle, kuidas see toimub. Oletagem, et sa oled 4-aastane ning joonistasid pildi, mille üle tunned suurt uhkust. Sa oled väga elevil, kui lasteaiast koju jõuad ja näitad pilti emale, kes on oma töödega hõivatud ja hoiab pealegi su väike õde. Ema naeratab ja käsib järsult sul pildi kõrvale panna, sest toit on valmis. Samasugune stsenaarium kordub sel nädalal veel mitmendas variandis, sest isa on linnast väljas tööl ning ema on kohustustega koormatud. Sa ehk tunned ennast tõrjutuna ega taju mitte seda, et su ema on lihtsalt hõivatud, vaid et oled ilmselt väga halb joonistaja. Kasvades asud tõendeid otsima. Sinu alateadvus võtab omaks uue reegli. Mul pole üldse kunstiannet. Ja nii lähebki. Sa selle nägemusega läbi elu, suunates oma käitumist just selle uskumuse kohaselt. Selle kogemuse tõttu võid sa tulevikus hoiduda igasugusest loovusest, häbeneda end väljendada ja muud sellist. Tervenemine sõltub osaliselt sellest, kas suudad unustada või uskumast lakata seda. Appi, mu raamat. Raamat läks põlema. Appi. Vot pane küünad siia. Küünal põletas raamatu lehti. Õnneks ei läinud kogu raamat põlema. Loed ja vaata ei pane tähele.
mis toimub. Üümna juures on oht lugeda. Okei. Tervenemine sõltub osaliselt sellest, kas suudad unustada või uskumast lakata seda, mis ei lase sul ennast hästi tunda. See on täitsa õige ja mäletan, ma olin väike laps ja siis mulle, kuna meie seal kodutänaval käisid kunstnikud, kuna Värskas oli õpetajate laager, siis iga suvi oli seal laagris hästi palju õpetajaid ja no järelikult oli ka kunstnikke siis, maalikunstnikke ja siis nad käisid seal Värska ja kuna meie kodu oli Värska järve ääres kohe, siis seal oli ilus loodus ja siis need kunstnikud käisid siis seal järve ääres nagu maalimas ja mina siis jälgisin neid ja siis tegin järgi. Mäletan, et võtsin ka nagu oma joonistustploki, siis võtsin oma värvipliiatsid ja siis mina ka istusin seal tänava peal, võtsin väikse selle lehmalüpsi pingi ja siis sättisin ennast nagu sinna paika ja siis joonistasin vanaema maja ja siis ma kujutasin ette, et ma olen kunstnik. Aga ma kellelegi ei näidanud, nii et keegi mulle ei öelnud, et see pole väga ilus, aga ma nagu ise ka ei saanud. Kuidagi see kunsti see läks must ära mööda. Okei, ma jätan nüüd selle korraks katki, sest mul on vaja teha siin raamatuga ja puhastust. Mul on kõik kohad seda raamatu põlemise tuhka täis. Head raamatut maha ei põletanud. Aga ma jätkan hiljem.